Tere tulemast Saku Latte podcasti, mina olen Mairit ja täna on meil külas Mare Martsepp, kes on Saku Latte müügiesindaja ja ma ütleks, et üks väga värvikate lugudega kolleeg kindlasti. Tere Mare! Tervist! Mitu aastat sa oled üldse Saku Lattes müügiesindajana töötanud? 15 aastat, tsipakene ka peale. Päris pikk aeg. Mis on just sind selle müügitöö juures paelunud või kuidas sa ennast üldse motiveerid seda tööd tegema? No tegelikult, miks ma nii kaua aastaid juba Saku Lattes töötan, see näitab juba seda, kui hea tööandja meil on. Ja võrratud kolleegid. Suurem osa kolleegidest on 15-20 aastat minust nooremad, mis hoiavad ka mind ennast noorena. Et ma ei ole kordagi tundnud, et ma juba eakas inimene olen, et kolleegid on mul tõesti toredad ja juhtkond ka samamoodi, et ei ole sellist asja, et ma pean täna tööle minema, et ma ikkagi tulen lustiga tööle, et see on hea märk, et kui inimene tahab veel tulla. Aga mis need võib-olla raskused on müügitöö juures sinu jaoks? No tegelikult, kuna me töö on telefonimüük, siis see on tegelikult päris raske töö selles suhtes, et sa saad potentsiaalse kliendi endale. Jah, see ongi nagu kõige raskem, et võtad nagu X firma ja helistad ja püüad ennast nii huvitavaks teha, et klient tahab sind kuulata, et päevad ei ole muidugi erinevad, et selles suhtes. Ja muidugi, mis mind motiveerib, kuna ma olen koera aastal sündinud, siis minul käib siuke taktika. Meie juhtkond on mõelnud meile erinevad mänge, et meid nagu motiveerida just nende eesmärkideni. Ma olen ikka ehte kutsikas ise ka selles suhtes, et jätta mulle nänns ja üles, ma igal juhul tahaks seda nänni kätte saada ja üldiselt ma olen ikkagi saanud ka. Väga hästi. Ja, et selles suhtes on mõnus. Aga kui sa nüüd kõik need aastad igapäevaselt klientidega töötad, siis kindlasti on sul mingisuguseid huvitavaid, naljakaid kogemusi ka juhtunud, et äkki sa räägid meile mõne loo, mis sul endal on eredalt meeles? Kuna firma nimed on nagu erinevad, igaüks paneb oma vaatamise järgi ja mõnikord, kuna mul see inglise keel ka ei ole nii briljantne, üritad purssida küll sõna kokku, aga üks sükene tore näide oli, et helistasin uuele kliendile ja kuidas ma seda firma nime hääldan. Ütleme niimoodi, et oli firma nimi Home 4 Jou, OÜ, eks ju. Ja kui ma muidugi teiselt poolt klient hakkas suure häälega naerma, et tegelikult ei ole 4 seal, vaid Home for You, aga ma hääldasin nagu hääldasin ja muidugi temast sain ikkagi, lõpuks saime kliendi ka, aga on erinevaid ja ükskord oli selline lugu, et helistasin jälle X firmasse ja rõhk tuli natuke valesti. Oi juudas, siis ma sain küll riielda, mis mõttes sa ütled mu firma nime valesti, siis muidugi vabandad ette taha, aga muidu kliendid on toredad, et kui näiteks mina ikkagi Saku Lattesse kliendi toon, siis mina ikkagi tahaks, et ta oleks ikkagi kaua aega meiega koos. Et see eesmärk on. Kui palju just sellist võib-olla negatiivset suhtumist on, kui selline väike apsakas tuleb just näiteks meie siis müügiesindaja poolt või selline inimlik eksimus, siis kui palju seda negatiivset suhtumist on klientide poolt? Vähe, sellepärast, et üritad ikkagi vabandada, et tõesti vabandust, et hääldasin valesti. Minul nagu väga meeldib klient, kui helistab mulle nimepidi, kuna andmebaasis ma saan ikkagi kontakti kätte, eks ju, ja siis jälle nali, et helistas klient, ütlesin, et tere Peeter, tegelikult ta ei olnudki Peeter, ta oli hoopis Paul ja siis ta ütles klient mulle, et kui ma võiksin olla Peeter, kas te teete mulle hinnaalandust ka, nalja kui palju, eks ju, ja see nali käis ikka päris tihti meil läbi, ja selles suhtes kliendid jäävad nagu meelde. Aga kui palju on just sellest veemüügist võib-olla mingisuguseid eripärasid, et kuidas on tegelikult just seda Saku Latte vett müüa?
mingisugused erisused võib-olla muu kaubaga võrreldes? No tegelikult vesi on vesi, eks ju, ta on maitsetu ja läbipaistev jook, aga kõik, mis käib veega kaasa, need lisaväärtused, et klienditeenindus ja kõik meie seadmed ja kõik ühes kohast, eks ju, et me ka kohvi nagu müüme. Et kliendil oleks mugav nagu kõik ühes kohas tellida. Jah, et ikkagi me müüme seda teenust kogu paketina, mitte siis ainult seda ühte tünni vett. Ja mida jälle müügiesindaja puhul, et kuigi meil on telefonimüük, me ei teki nagu kliendiga silmsidet, et siis üritad nagu seda häälega meeldivaks seda telefonikõne teha, et ta ikkagi jääb mind kuulama. Aga võib-olla kuna sul on nii pikk aastatepikkune kogemus, siis äkki sa oskad kuidagi tuua, mis on muutunud võib-olla just sinu igapäevases töös, siis võib-olla 10 aastat tagasi versus praegu, et mis need muutused sinu arust on? No tegelikult 10 aastat tagasi me pakkusime uutele klientidele ka degustatsioone, kus ta saab nagu reaalselt meie seadet kasutada, eks ju, koos veega, et kui mugav see on, mida tänapäeval me enam niimoodi masstoodanguna ei tee. Sest ta ikkagi, kui sa ikkagi presentatsiooni teed kliendile, siis sa ikkagi pead selle mõttega olema, et sa tood ta lepingule. Aga kuna tänapäeval on ikkagi kulude kokkuhoid on igal pool, siis peame ikkagi otsemüüki tegema. Aga kuidas sa ise tunned, kas praegu on raskem klienti saada, kui on nüüd raskem? Ikka sellepärast, et nagu see majandus meil on, eks ju, iga kopikas on arvel, et ikkagi, kui kliendil kraanist ikkagi otseselt paha vett ei tule, siis te ikkagi hoiavad kokku. Et selle koha pealt on nagu nüüd raske. Kas sa ise kasutad Sakulate vett? Kindlasti. Mul on ikka kõik Sakulate inventar kodus, et kohvimasin ja joogivaparaat. Naudin. Ma olen suur Sakulate fänn. Aga mis need eelised on võib-olla just vee puhul, mõtlen, et miks sa seda pigem eelistad? Seal kraanist tuleb otse külmvesi, kui kraanist muidu pead ikkagi laskma nagu seda vett päris kaua. Ja kruttima kaua. Ja, aga siit saad ikka kohvi peale panna ja et vesi igale maitsele, ütleme niimoodi. Kas sul on ka võib-olla töö juures kolleegidega midagi lustakat või lõbusat juhtunud? On küll. Juhtus selline lugu, et töötelefon, eks ju, ja mul on ikkagi kontaktid kõik pandud nagu eraldi numbri alla, et eks ju, et kui sina, Mairit, mulle helistad, siis ma saan kohe võtta. Ja sain ma siis Sakulate tunnustatud töötaja tiitli ja hakkas tulema vabariigi aastapäev. Ja käisin korra kontorist väljas, telefon jäi kontorisse ja ühe korra telefonikõne ja vaatan, president helistab. Ütlen tüdrukutele, mis jama see on, president helistab, kuidas see on võimalik? Ja kõik olid nagu vakkad, muidu ka nemad ütlesid, et võta vastu. Ei võta, issand jumal, president helistab. Kuidas see võimalik on? Et muidugi tüdrukud et president teab kõiki meie telefoninumbreid. Muidugi helista tagasi, helistasin tagasi, keegi ei rääkinud, mingi sumin oli taga. Siis ammustasin läbi, tüdrukud olid mulle krutskid teinud, et sel ajal, kui ma kontoris ei olnud, nemad sisestasid presidendi nii nimetatud numbri, mis see oli tegelikult kolleegide number. Siis ma olin küll vihane. Siis olid kõik vajusid kiireks, vaikseks. Igal juhul mul on tunne, et Sakulates on väga lõbusad kolleegid ja igav ei hakka seal. On super kolleegid. Üldse Sakulate on super. Aga piilume natukene võib-olla müügitöö telgitagustesse, et kas on olnud klientidel mingisuguseid vastuargumente võib-olla, kui sa üritad neile meie vett müüa? Jah, väga paljudel klientide puhul on see, et vett on vaja, aga pudelist üksinda ei piisa, et näiteks, et vee eest ma olen nõus maksma, aga seadme rendi koha pealt ei ole ta kuidagi päri. Et need ajad on nüüd juba möödas, et jah, tõesti 10+ aastat tagasi meil oli nagu vanemad seadmed, eks ju, mille eest me renti ei küsinud. Aga aeg läheb edasi, tehnoloogia muutub, et on selliseid kliente. Ja muidugi telefonimüügi puhul on ka see raske, et
sa ei näe, kuhu sa tegelikult helistad, et on küll juriidiline aadress olemas, noh, pakud sinna, eks ju, aga tegelikult juhtus siuke lugu, et tegin presentatsiooni siis Kopli tänavale. Ja meil oli, nagu käisin autojuhiga kaasas sõitmas ja vaatan, püha jumal, kuhu ma selle presentatsiooni olin pannud, seal ei ole ühtegi maja. Et see on nagu siukene ohukoht, et me ju ei näe, kuhu kohta sa selle lepingu või presentatsiooni teed. Kas sa saad jagada võib-olla mingisuguse sellise salajase müüginipi, et kuidas meie toodet paremini müüa? Juba see on juba müüginipp, et kui sa helistadki potentsiaalse kliendile, et teda kuulama saada. Et sa pead ikkagi, hääl mängib muidugi väga suurt rolli, ja peab teenuse püüdma nagu huvitavaks teha, kui et kliendile jõuaks kohale, kui mugav ta on. Ja siukene aja kokkuhoid, et sa lähed ikkagi, võtad seadmest kohe klaasitäie vett, et ei pea kuskile minema kolistama, et vett saada. Aitäh, Mare, et sa tulid täna enda kogemust jagama. Aitäh sulle. Ja aitäh kõikidele kuulajate ja vaatajatele. Näeme juba järgmisel korral. Tšau! Tšau!